Lähme pihta. Tere päevast. See on alati niimoodi, et kui sa hakkad mikrofoniga rääkima, sa kunagi ei tea, kui kõva häälega su hääl tuleb, nii et see on alati siuke 3 sekundit paanikat. Õnneks see tundub täitsa okei, aga ma tean, et teil on see veel ees. Minu nimi on Piret Kuusik ja mina töötan Eesti Välispoliitika Instituudis, mis on osa Rahvusvahelisest Kaitseuuringute Keskusest. Ja ma olen inglisekeelse nimega think tank, ehk siis ma tegelen igapäevaselt vaatan, mis toimub maailmas, mis toimub Eestis ja siis mõtlen, kuidas siis Eesti võiks reageerida sellele, mis toimub maailmas ja kuidas siis maailm mõjutab siin Eestis toimuvat. Ja seda ma siis teen eriti või fokusseerin oma enamust aega siis Euroopa peale ja selle peale, mis toimub Euroopa Liidus. Ja üks töö, mis on ka minu osa, on see ja mis ma tunnen, et tõsiselt vajab Eestis peab rohkem tegema, on see, et tegelikult rääkida rohkem Euroopa Liidust ja just rääkida seda, et mis asi see on. Et mina õppisin koolis Euroopa Liidu struktuuri, aga ma tean, et väga mitmed tegelikult ei ole seda teinud. Ja kui tihti Euroopa Liiduga töötavad inimesed või kuidagi kokku puutuvad inimesed räägivad Euroopa Liidust, siis nad alati kasutavad siukseid väga fancysid sõnusid, nõukogu, ülemkogu, aga kui sa oled tavainimene, kes ei ole sellesse tegelikult süvenenud, siis ega sul väga ka aimu ei ole, et mis asjad need on ja mis nende eesmärk on. Ja selle arutelu selline eesmärk minu jaoks ongi see, et natukene selgitada lahti. Ja ma mõtlesin, et see viis, kuidas seda teha, oleks see, et tegelikult kutsuda siia Paidesse inimesed, kes tegelikult töötavad ka Euroopa Liidus, et nad ise räägiksid läbi oma enda kogemuse sellest, et mis asi see Euroopa Liit on ja et kuidas see toimib ja mis siis need tänase päeva kõige olulisemad küsimused on. Ja mul on väga hea meel, et 2 väga kihvti naist olid nõus tulema. Esmalt minu paremat kätt on Vivian Loonela, kes töötas siis volinik ja Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansipi kabinetis ja Vivian räägib natuke ise lähemalt oma tööst. Ja teine on Epp Ehand, kes siis peaks olema tuttav regulaarsete AK või ERR-i jälgijatele, kes siis toob meile uudiseid Brüsselist ja katsub ka meile seletada seda, mis seal Brüsseli suures masinavärgis toimub. Ja ma arvan, et Epp ka räägib sellest, et alati see ei ole just kõige lihtsam. Võt. Nii palju ka informatsiooniks, et see arutelu kantakse üle nii Facebookis kui ERR-is, nii et seda saab järgi vaadata, kui on huvi. Ja Arvamusfestival alati iga aasta kõikidele arutelu korraldajatel väga palub, et oleks hästi kaasav publikut ja ma saan sellest aru, sest lõpus, kui sa käid terve päeva ja kuulad vestlusi ja sulle eriti isegi ei anta sõna, et siis natuke tekib see tunne, et kuulge, aga ma olen ka mõtlev inimene, et mul on ka võib-olla midagi öelda. Ehk siis ma olen väga palju vaeva pannud sellesse, et avada kuidas ma olen konstruinud siia sisse hetke, et avada siis et oleks aega siis küsimusteks ja kaasarääkimisteks. Ja siis siin on veel üks väike caveat ka, et ei pea alati küsimust küsima, et võib ka lihtsalt öelda kommentaar, et ma tean, et see küsimuse türannia on ka vahest päris peletab eemale. Vot. Ja ma lubasin ka seda, et nagu ma räägin, et siis Euroopa Liit, et kipub olema siuke keeruline masinavärk. Kui sa ei ole just magistrikraadi kätte sellel alal saanud, siis ikka päris tükk aega võtab aega selle arusaamine. Ja üks küsimus, mis minult väga tihti küsitakse, ongi see, et kuule, et seleta meil ära, et mis asi see ülemkogu on. Või see nõukogu ja ma arvan, et teie ka olete seda küsimust saanud, et siis ma mõtlesingi, et ma teen sellise, võib-olla katsun 3-4 lausega ära seletada, et Euroopa Liidus institutsioonidest siis on Euroopa Ülemkogu, kus käivad koos liikmesriikide pead. Meid esindab seal peaminister Jüri Ratas. Ülemkogu eesmärgiks on panna paika sellised suured strateegilised sihid. Nad kogunevad ka siis, kui on mingisugused kriisiküsimused ja otsustavad seal siis, et mis need lahendid võiksid olla. Seda me just nägime siin 2008 eurokriisi ajal, kui ka siis 2015-2016 migratsioonikriisi ajal. Siis järgmine aasta on Euroopa Komisjon, kes siis tulenevalt nendest Euroopa Ülemkogu juhistest hakkab tootma siis ettepanekuid ja nüüd siin on hästi oluline punkt, mis ma alati katsun seletada, et Euroopa Komisjoni eesmärk ongi vaadata kogu Euroopa
huvesid, et nemad nagu vaatavadki, et mis on kõige parem kogu sellele 28 riigile. Ja siis nad nii-öelda teevad oma ettepaneku ja siis see läheb paralleelselt Euroopa Nõukogu kätte ja Euroopa Parlamendi kätte. Euroopa Parlamendis on meie poolt valitud saadikud, kes siis ka vastavates komisjonides käivad selle ettepaneku läbi ja siis oma seisukoha pealt kas siis nõustuvad või siis ei ole millega nõus ja katsuvad seda ettepanekut muuta. Ja siis sama protsess toimub siis Euroopa Nõukogus, kus siis iga riigi esindajad, keda siis esindavad meie diplomaadid. Praegu Eesti esindaja Euroopa Liidus on Kaja Tael, kes siis nii-öelda käivad selle läbi ja siis Eesti seisukohast vaatavad, et mis siis, kas see sobib meile või ei sobi või mida me siin nagu muuta tahaksime. Ja siis läbi selle protsessi käies siis tuleb siis lõpuks see nii-öelda see Euroopa Liidu seadus ja siis see direktiiv või siis ettepanek või vastavalt sellele. Et see on see, kuidas need institutsioonid omavahel toimivad ja kõige selle kõrval on veel kohus, et kui tekib mingisuguseid nii-öelda vastuolusid või konflikte, siis nagu ikka normaalses demokraatlikus ühiskonnas kohus on siis see, kus käiakse seda selgeks rääkima. Vot nii et see selleks. Aga nüüd lähekski ja räägiks kõigepealt, ma mõtlesingi, et ma küsiks võib-olla siukse nagu väikse sissejuhatava küsimuse, et võib-olla Vivian ja siis Epp, et kuidas teie tegelikult seda Euroopa Liitu nagu kokku võtaksite või kuidas teie nagu näete, et mis asi see on tegelikult? Tervist ka minu poolt. Euroopa Liit, kui me mõtleme, kust ta alguse sai, siis ta on rahuprojekt. Et see tundub nii kauge ja tundub nii meelest läinud, aga tegelikult see on nii, aga vaata, mis ta teinud on Lääne-Euroopas, eks ole, sõjast välja toomine, Lõuna-Euroopa demokratiseerimine ja Ida-Euroopa ühendamine uuesti Läänega. Et see on see, mis ta on ja kõik, mis me sinna peale oleme ehitanud, mis on kogu siseturg, kogu julgeoleku pool, välissuhted, kaubandus, nii edasi. See on selleks, et see eesmärk ikka toimiks. Aga ma arvan, kui me täna päeval mõtleme, mis see on, siis see on väärtuste ühendus. Seal on riigid koos, millel on väärtused sarnased. Kui me vaatame maailmakaardile, siis me oleme nagu omavahel lähimad liitlased ja see on see, milleks, ma ei tea, mina soovin, et see jääks. Tervist! Ma võib-olla ütleksin kõige lihtsamalt, et Euroopa Liit on riikide koostöö, riikide ühendus, et ma püüan võimalikult vähe seda niimoodi mütologiseerida või sellele ehitada mingisuguseid kas nunnusid või siis ebameeldivaid kihte ümber, et võib-olla isegi mulle meeldiks kirjeldada Euroopa Liitu nagu mingit masinat või aparaati, mis meil on aidanud tõesti seda rahu ja stabiilsust hoida, tagada ja jõukust kasvatada, et võib-olla see aitaks rahulikumalt neid Euroopa teemasid võtta ja käsitleda, et rääkida, et millised jupid masinas vajaksid võib-olla muutmist või parandamist ja millega me oleme väga rahul. Aga reaalse elu mõttes ei saa seda päris masinana kirjeldada, sellepärast et see on tõesti palju riike, väga palju inimesi, väga palju jututubasid ja inimesed on inimesed alati ja see kõik, mis sellega kaasneb, et see on selline suur rahvusvaheline melu, mis seal Euroopa Liidus käib siis. Just, ja siis ma mõtlesingi, et teeks nüüd sellise, et over to you, et ma käiks välja 3 müüti, mida me kuuleme siit sealt Euroopa Liidu kohta ja siis ma paluksingi käega märku anda, et kas siis te olete nõustute või te siis ei nõustu. Ja kõigepealt ma mõtlesin, et esimene, mida me päris tihti kuuleme, on see, et meil, kui sa oled Euroopa Liidu liikmesriik, et siis on nagu selline Brüsseli diktaat. Et Brüssel ütleb meile ette, kuidas meie siin Eestis oma elu teeme. Et kas see on õige või pigem vale. Ehk siis tõsta käsi, kui sa leiad, et see on õige või kui sa leiad, et see on vale. Kas see õige tõsta? Sa ütlesid enne, et need on müüdid. Väga loll on tõsta kätt. Jah, see on müüd. Jaa, aga samas see ongi minu tõlgendus. Mina ütlen, et see on müüt, aga ma arvan, et kui piisavalt on meil täna Eestis inimesi, kes ütlevad, et nii ongi. Ja see on ka see hetk, kus me oleme lõpuks arvamusfestivalil, kus inimesed võidki tulla öelda, et jah, et sinu maailmas võib see müüt olla, aga minu maailmas see ei ole. Mina tunnengi, et Brüssel ongi diktaat. Ja nii et selles osas paistab, et praegu siin vist otseselt nagu keegi vastu sellele ei ole.
aga jah. Aga teeme nii, et tõstavad käed need, kes arvavad, et Brüssel dikteerib meie elu. Ma arvan, et meil on väga haritud ja Euroopa Liidus teadlik publik. Aga ma võib-olla selles osas kommentaariks ütleks niimoodi, et ma arvan, et meil tegelikult me päris tegelikult ei hooma, kui palju see, mis Euroopa Liidus toimub, tegelikult meie igapäevaelu mõjutab ja kui palju see tegelikult on jõudnud meie igapäevaellu. Ja sellest tulenevalt ka ma leian, et see argument, et käia valimas ja miks olla huvitatud Euroopa Liidust on oluline, sest päeva lõpuks see, milliste autodega me sõidame, kas me saame näiteks plastikkõrt kasutada või mitte, et noh, see soovitus või see nõue nii-öelda tuleb see läbi sellest masinavärgist. Ja me igapäevaselt päris endale ei olegi teadvustanud seda, et kui palju ta tegelikult mõjutab meie igapäevaelu. Nõus, mitte nõus? No jah, muidugi on seal palju asju, mis on riigid üheskoos otsustanud, et meil on kergem, kui me oleme ühisturg, kui me oleme ühtne ala, ühtne majandusala, siis me teeme seda, otsustame ühiselt ja teeme seda koos. Aga sa ise seletasid alguses, Piret, kuidas ja kui keeruline see Euroopa Liidu masinavärk on. Ja see tegelikult tagab ka selle, et see Brüsseli diktaat on võrdlemisi piiratud, et mitte öelda olematu. Seepärast, et kui me vaatame, kuidas seaduseelnõust või nende direktiivide või määruste eelnõust tehakse, mis on siis need lõpuks, mis otsustavad, ma ei tea, millist vett me joome või kuidas autodes need asjad seatud on, siis enamik asju, enamik seadusettepanekuid tehakse läbi väga pika sellise kaasamisprotsessi, mis kostab väga bürokraatlikult, aga tegelikkuses see idee ongi see, et komisjon ennem kui nad tuleb, esiteks ei tule komisjon tühja koha pealt kunagi mingi ettepanekuga, vaid teeb selle siis, kui ülemkogu on seda küsinud, on soovinud, kui see on kuskilt aruteludest välja tulnud, et vajalikkus on selle jaoks, see on kogu see subsidiaarsuse küsimustik. Ja seal nagu ennem kui pannakse lauale mingi direktiiv või määrus, on kohtumised liikmesriikidega, on kohtumised huvigruppidega, ettevõtetega ja nii edasi. Sealt tuleb kõik see sisend, milline on see vajalik meede. Ja kui me võtame, mida Euroopa Liit on teinud, ütleme niiviisi, kus on väga palju olnud kõlapind, et oi, see on olnud Brüsseli diktaat. Võtame selle sama rände küsimuse, mis on olnud nii palju uudistes, kus komisjon tuli väga, ütleme, jõulise algatusega välja rändekriisi tipphetkel, eks ole, et need rändekvoodid, jagame need laiali. Ütleme ausalt, seal ei olnud tehtud seda pikka kaasamisprotseduuri enne, kui sellega tuldi. Ja kus me oleme sellega praeguseks? Seda ei ole vastu võetud, sest liikmesriigid on liikmesriike, kes ei ole sellega nõus. Ja see ongi hea näide sellest, kuidas nende hääl loeb. See ei ole nii, et Brüssel ütleb, et tuleb teha, teeme ja nii läheb, vaid see ikkagi see protsess, sinna on päris palju neid ütleme selliseid pidepunkte sisse ehitatud, mis võimaldavad seda viia nii kaugele, et lõpptulemus oleks kõigile mingil määral sobiv. Mina ei ole selle 2 aasta jooksul, mis ma olen Brüsselis töötanud, ei ole näinud seda diktaati selles mõttes, et iga ja, ning, ega ehk või arutatakse läbi sadades gruppides, töögruppides, et see on tõesti massiivne. See on kõigepealt ametnikud, siis on suursaadikud, siis on ministrid, siis on lõpuks võib-olla riigipead, teisalt on see parlament, kõik meie otsevalitud saadikud. Et kõik need asjad läbivad, no see on tõesti uskumatu, kogu see arutelusid. Aga teiselt poolt muidugi võib ju öelda, et nagu igal pool riigi valitsusel on rohkem infot ja administratiivressurssi ja töötavad väga paljud ametnikud, allasutused komisjoni heaks, siis võib öelda, et komisjonil muidugi on teatud ekspertiis ja jõudu rohkem ja võib-olla meile väikeriigina on komisjon kohati ka väga kasulik, sest komisjon lähtub alati sellisest üldisest huvist või reeglitest. Et kui asi läheb lõpuks vaidluseni ja võitluseni, siis loevad väga palju huvid ja suurema jõud ikkagi ka. Et ütleme, komisjon enamasti on ka väiksema riigi poolel, enamasti. Nii et see on nagu nii ja naa. Just, sest eks komisjoni nii-öelda Euroopa huvi on ka see, et kõik liikmesriigid oleksid kaasatud, et see ongi nii-öelda osa definitsioonist. Ma arvan, et ma leidsin parema sõna müüdi jaoks. Ma arvasin, et
ma arvan, et väide on võib-olla parem sõna kui müüt, aga võib-olla siis me natuke puudutasime seda, aga räägiks võib-olla sellega natuke lahti, et see väide, et ainult suured liikmesriigid otsustavad Euroopa Liidus toimuva. Kas see on õige? No. Et jällegi, et näha on, et publik leiab, et ainult suured riigid ei otsusta Euroopa Liidus toimuvat. Et kas see on nii? Ei ole? Võib lisaküsimuse küsida? Absoluutselt. Kas ainult suurriigid otsustavad Euroopa põllumajanduspoliitika? Ma küsin mikrofoni uuesti, et ma täpsustan laiendan küsimust. Kas võib öelda, et ainult suurriigid otsustavad Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika üle? Ehk siis väga suure osa eelarvest üle? Tahate kommenteerida? Ühtepidi jällegi jah, et ma praegu ei räägi põllumajandust, vaid üleüldiselt, et tegelikult no kuidas asju ju otsustatakse, ühel pool on parlamendi hääletus, teiselt poolt on see riikide hääletus, jäme ots Euroopa Liidus on ikkagi riikide käes ja peab olema siis, on küsimusi, mis otsustatakse siis ühehäälselt ja on küsimusi, mille puhul on häälte enamus, kus tõesti siis ka suuremal riigil on rohkem jõudu tegelikult, et seal arvestatakse siis riikide hulka, kes on mingi otsuse poolt ja siis ka selle elanikkonna suurust, keda need riigid esindavad, et selleks on keerulised valemid, kuidas siis jõutakse selleni, kas on häälte enamus ja kui suur. Ja tegelikult ainult Saksamaa ja Prantsusmaa ei saa asju otsustada, et peab olema veel riike nendega sama meelt. Aga on ka selge, et ainult Eesti ja Läti ei otsusta kohe kindlasti mitte midagi, et selles mõttes ja kui Saksamaa ja Prantsusmaa üldse midagi teha ei taha, siis need asjad ka edasi ei liigu. Et see ongi nagu nii ja naa, aga et öelda, et väikeriigil üldse nüüd sõnaõigust ei ole, et see ei ole ju õige. Ja põllumajanduspoliitika kohta jah, et see on üks selline teema, et suur osa rahast läheb Prantsuse lehmadele ja ega sellega nagu ei liigu ega ei idane ega ei mädane sellega, et on ju need riigid, kelle põllumehed saavad vähem raha, Eesti nende hulgas kogu aeg nõudnud nende tasemete ühtlustamist ja vaikselt oleme me liikunud lähemale otsetoetuste ühtlustumisele, aga me oleme ikkagi kaugel veel keskmisest. Ja kui me vaatame seda, et väikeriigid ja kuidas nende hääl kõlab, siis vaatame jälle teist poolt sellest, suurriigid otsustavad kõik. No ma ei usu, muidugi see ei ole nii, sellepärast et see nagu Epp seletas, seal on kogu protseduurid nii edasi. Aga mis võib-olla on see, et suurriikidel on nii palju rohkem ressursse, neil on lihtsalt nii palju rohkem inimesi ja kogemust või võimalusi töötada läbi erinevad need eelnõud ja vaadata läbi selle. Loomulikult on Prantsusmaal rohkem inimesi, mis tegeleb ühe eelnõuga tavaliselt kui Eestil. Aga mis on selle nagu mündi teine pool on see, et kui väikeriikidel on mingi mure, kui see on tõesti sinu riigi kõige suurem mure, siis sellega alati tegeletakse. Mitte kunagi ei jäeta ühtegi riiki üksi. Kui me võtame praegu Brexiti, siis me kõik oleme kuulnud, mõned võiks öelda tüdimuseni sellest Iiri backstopist. Me ei tee sinna seda, Euroopa Liit teeb kõik, et sinna ei tuleks enam uuesti piiri Põhja-Iirimaaga. Ja ühest küljest mõtled nagu jumaluke, me oleme siin nii kaugel ja see Iirimaa ja küll nad saavad hakkama ja nii ja naa. Ei, see on Iiri valitsuse suurem mure ja siis seda joont hoitakse. Me võtame viimase ülemkogu, kus tuli täitsa enamiku jaoks mitte kusagilt järsku Küpros oma suure murega, et Türgi nende vetes on asunud seal puurima vist naftat. Siis selle peale kohe tuli ülemkogult nagu tugevad sammud, tuleb teha vastumeetmeid nii edasi. Ja see on jällegi Türgi, eks ole, Türgi, Küpros, me teame, et seal on rasked asjad, aga ei, meie klubi liige on Küpros ja me tegeleme sellega. Me ise võime Eestis tuua näite, ma eeldan kõige nagu tõsisem nendest on, kui me võtame 2007 ja Bronxieux ja see, mis järgnes Moskva saatkonnas ja nii edasi. Me olime võinud siin igasugu imeasju teha, mis meie valitsus teeb ja nii edasi. Aga see, kui meile tuli taha Euroopa Liit, tollase eesistuja Saksamaaga, Merkeliga, see oli väga suur osa selles, mis aitas seda probleemi deeskaleerida. Et see väikeriikidel siiski Euroopa Liit pakub väga suurt kaitset. Ja võib-olla üks asi, et alati, kui on pädevad
inimesed meil välja pakkuda, kes esitavad selliseid argumente, mida jäävad teised kuulama, siis tegelikult ega ei saa öelda, et teerulliga üle sõidetakse, et alati on võimalik olla kuuldav, kui sul on head argumendid ja kui sa oled ise huvitatud ja aktiivne ja näitad üles oma aktiivsust. Ja näiteks, kui me mõtleme võib-olla sellele viimasele Euroopa Liidu juhtide valimise protseduurile, siis ma just ütleksin, et näiteks siin võib jällegi öelda, et suured lääneriigid tegid selle tehingu ära nii-öelda omavahel. Aga et siin oli ikkagi osa sellest ka, et näiteks Ida-Euroopa või siis need riigid, kes on hiljem liitunud, tegelikult ei pakkunud välja ühtegi kandidaati, kelle nimel oleks tööd tehtud. Et pakuti mingeid nimesid, mingil koosolekul öeldi mingi nimi, aga see ei ole nagu see, et sa näed selle inimese nimel vaeva. Et ma olen üsna kindel, et Ursula von der Leyen ei tulnud päris küülikuna kübarast, et kuskil oli ta ikkagi enne läbi räägitud, tema endaga oli läbi räägitud, ma eeldan. Et selle nimel tehti tööd ja kui Põhjamaade peale mõelda, siis nemad vähemalt näiteks pakkusid välja mitu inimest keskpanga kohale ja tegid selleks tööd. Margaretha Vestager oli esikandidaat Taanist, et nad olid nähtaval, aga siit ida poolt nagu väga ei olnud. Just, et ma olen ka just leidnud, et kui sa oled Euroopa-meelne, et mis on parim näide sellisest, kuidas Euroopa Liit tõesti toetab väikeriike, on tegelikult see Iirimaa ja Brexit. Et Euroopa Liidul oleks väga lihtne öelda, et tore on teie probleem, aga tegelikult nagu meie huvid on nagu suuremad. Aga see, kuidas ikkagi Euroopa Liit on Iirimaa selja taga olnud, on ma arvan meile kui väikeriigile väga oluline näide sellest, et tegelikult ikkagi meiega arvestatakse ja meist hoolitakse. Vot. Aga nüüd ma läheks natukene edasi ja paluksin nii Vivianil kui Epul rääkida oma tööst Brüsselis. Nii et Vivian, räägi komisjonis, kuidas seal töötada on, mis sa teed, istud laua taga? Istun igal pool kohvikus. Ma olen olnud viimased 4 aastat komisjoni asepresident Andrus Ansipi nõunik. Asepresident Ansip teadupärast vastutas digitaalse siseturu loomise eest. Euroopa Liidus on siseturg juba aastakümneid, digitaalsel poolel see ei toiminud. Oli suuri ettepanekuid, mis on kõik nüüdseks vastu võetud ja kõige käegakatsutavam neist muidugi on rändlustasude kaotamine. Minu ülesanne oli teda nõustada kõiges, mis puudutab julgeolekut. Enne kõigest digijulgeolekut ehk küberit, kus me tegime väga võrdlemisi palju viimaste aastatega. Me tegime uue küberstrateegia Euroopa Liidule, uued seaduseelnõud, mis võimaldavad paremat infovahetust, rohkem teadusrahastust, nii edasi. Ja nüüd viimaks sellel aastal kogu arutelu selle 5G turvalisuse osas, milliseid ettevõtteid me tahame lasta oma võrke juhtima, milliseid mitte. See oli üks ja siis sellel küberiga nagu kaasnevatel teemadel, mis on disinformatsioon ehk väärinfo. Me tõime selle teema Euroopa tasemele, samamoodi valimiste turvalisus laiemalt, mis ka ei olnud midagi, mille kuna valimiste eest vastutavad Euroopa Liidu riigid, siis me ei olnud sellest varem kunagi rääkinud Euroopa tasemel, aga selle me tõime sinna. Lisaks toimetasin ma kogu meie välispoliitilist poolt, mis oli siis ennekõike transatlantilised suhted, mis digitaalses maailmas on, eks ole, arvestades, kus kõik platvormid paiknevad väga võrdlemisi tihedad. Teine oluline ala meil seal oli Digital for Development, mis oli, kuidas Euroopa Liit annab 100 miljoneid arenguabi aastas ja me omalt poolt püüdsime teha kõik, et see oleks ka nagu selline, et see digitaalne osalus oleks ka, et see abi oleks nutikas ja et seda ei antaks lihtsalt, ütleme piltlikult vett ja jahu, vaid et antaks võimalusi, kuidas seal on uskumatud asjad, mis meil kõlavad, mis oligi näiteks kuidas viia sisse seda digitaalset poolt. Kas või näide on see, mille peale Euroopas sa isegi ei tule, et Aafrikas on välja töötatud äpid, mis on rakendused kirjaoskamatutele põllumeestele, et nemad saaks oma vilja otse müüa ja nii edasi. Et sellised asjad, aga sellega sa pead töötama, et meie need Euroopa Liidu esindused Aafrikas, kes jagavad seda raha, et nad saaks aru, millised need võimalused on. Lisaks siis katsime kogu kaitsepoliitika valdkonda, kus oli päris palju tegemist samuti, sest seal nii selle küberpoolega kui ütleme ausalt sellega, kuhu poole see laialt läheb Euroopa kaitsepoliitika ja kuhu pool ta ei lähe.
Brexit ja ma olin meie peamine kontakt Eesti valitsusametitega suhtlemisel. Ja Epp, kuidas sinu aasta on möödunud? Ma olen nüüd olnud 2 aastat tegelikult, 1 aasta siis, kui oli eesistumine, siis mul oli pool aastat pausi ja siis nüüd, kui Johannes Tralla ära tuli, siis nüüd olen 1 aasta olnud niimoodi sügisest suveni. Ja selle minu töö nimi on Euroopa korrespondent, Rahvusringhäälingu Euroopa korrespondent, mis põhimõtteliselt tähendab kõike, mis Poolast lõuna poole jääb vist, tundub mulle. Ja et see on nagu selles mõttes mission impossible kohe algusest peale, et nagu ja siis ma püüan nii hästi kui halvasti, kui ma oskan ja siis on Euroopa Liidu teemad, siis ka NATO peakorter asub Brüsselis ja lisaks on seal suured riigid, kus vahel toimuvad valimised või juhtub midagi. Et Saksamaa, Prantsusmaa, Holland, Hispaania, niimoodi sellisel marsruudil ma olen ringelnud ja siis püüan nii hästi, kui ma suudan, et tõesti, kui need teemad on nii seinast seina, siis ja nad on kõik ka, mitte kõik, aga enamus neist on ka keerukad, et nõuavad valmistumist, arusaamist, inimestega rääkimist, siis minu saatja on pidevalt frustratsioon ja siis siis jälle puhkan vahepeal, siis hakkan jälle uue jõuga peale, et ja siis püüan nii hästi, kui saan. Mis on olnud kõige keerulisem teema, millesse ennast sisse süüa? Ma ei tea, kõik on keeruline ausalt. See mõttes, et kõige lihtsamad asjad oli võib-olla kõige lihtsam lugu. Mis see kõige lihtsam siis oli elektritõukeratta lugu teha, et see tuleb mul kohe meelde, et aga tegelikult oli ka seal palju probleeme, aga et mida iganes, kas või need samad digiteemad, ega need tegelikult ei ole nii lihtsad ja need on, ütleme, see dokument juba ise on selline mitukümmend lehekülge siin, mitukümmend lehekülge seal, siis mida keegi on arvanud, mida see teine on arvanud, et seda kõike läbi lugeda, et see võtab aega, et ma ei ütleks, et on kergemaid või raskemaid, et enam-vähem kõik nõuavad süvenemist. Ma nii jäin kuulama, et mul korraks täiesti tekkis, aju jooksis kokku. Aga ma mõtlen, et läheks nüüd edasi ja räägiks natuke siuksest, et mis on need praegused Euroopa Liidus sellised võtmeteemad, millest kõik räägivad, millel kõigil on arvamus nendel teemadel ja mis tekitavad võib-olla palju sellist konflikti või on kohe tunne, et nüüd nõusolek on olemas ja me saame edasi minna? No praegust, kui me vaatame, mis põhiteemad on, ühelt poolt see kliima ja energia, see on midagi, mis, kui me võtame tagasi 5 aastat tagasi, kui tehti eelmist komisjoni, see ei olnud sugugi nii teema ja nüüd see on esimene teema. See on tõesti see, et me peame midagi ette võtma, me peame tegema, palju on tehtud ja kuidas me sellega edasi läheme. Ränne, mis on, ütleme, see akuutne kriis on möödas, poliitiline kriis vahelduva eduga endiselt jätkub. Jälle, kuidas me seda lahendame, ma arvan, kõik on aru saanud tänapäevaks, et seda tuleb lahendada Euroopa tasemel, aga kuidas ta täpselt teha, see arutelu käib ja von der Leyen, uus komisjoni president, on öelnud väga selgelt, et ta üritab seda uuesti alustada, seda debatti, mis puudutab, et mis me täpselt teeme nendega, kes tulevad paatidega üle Vahemere, aga samal ajal palju on juba tehtud ka, mis puudutab välispiiri kaitset, mis puudutab tööd Aafrika riikidega ja nii edasi, aga see kindlasti jätkub suure teemana. Siis on, ma arvan, see, kuidas me üldiselt Euroopa saab edukalt hakkama sellega, kuidas maailm on muutunud, mis puudutab kogu seda digitaalset poolt, mis puudutab, kuidas töö muutub, kuidas inimeste suhtlemine riigiga muutub, kõik see, et me oleme, ma arvan, väga palju teinud selle digisiseturuga viimase 5 aastaga, aga seal on, see on, ma arvan, mis see komisjonil minu arvates võiks olla, on see, et see on tõesti igal volinikul on see mingi osa sellest, et sa ei saa teha tänapäeval sotsiaalpoliitikat ilma seda tegemata, sa ei saa teha põllumajanduspoliitikat ilma nende digiaspektideta ja rääkimata arenguabist või mis iganes. Ja lai küsimus on muidugi see Euroopa koht maailmas, et me oleme hästi tugev kaubandusjõud, me anname tohutult arenguabi, aga kuidas on meie enda roll, palju me siis mõjutame, palju me suudame, kus me saame teha olukorda reaalselt paremaks, kus see Euroopa hääl on täpselt kuulda. Kõige lähemal on muidugi Balkanid, eks ole, ja seal me teame ka, et see, kui vaatad uudiseid ja vaatad, mis toimub, et need etapid seal või need arengud on üsna
ei lähe kõik suure joonega ainult paremuse poole ja kuidas Euroopa saab sinnani, et ta saab oma selle poliitilise hääle võrdseks sellega, mis ta tegelikkused, võimekused on. See on, ma arvan, need on nagu poliitiliselt sellised suured teemad, mis praegu on ja ka Euroopa kaitsepoliitika muidugi, kus on samuti nagu suured sammud on tehtud, on pandud sinna, eks ole, mitukümmend miljardit ja öeldud, et me paneme Euroopa kaitse arengusse. Aga kuidas seda teha nii, et samal ajal NATO-s keegi ei tunne ennast ohustatuna, kõik nii edasi, et see ja kelle jaoks on ikkagi kogu Euroopas on väga oluline, et see oleks NATO-ga väga hästi koordineeritult tehtud. Aga nüüd nagu üldiselt, kui sa küsid, mis inimesi huvitab Brüsselis, siis need on kõik suured teemad, aga järgmised kuud lähevad kindlasti väga, et kes saab mis portfelli, kuidas see edeneb, kuidas uus komisjon tööle hakkab, kes parlamendis võtab millist juhtkohad ja nii. Et see personaalia kindlasti on järgmistel nädalatel, kuudel selline suur põhiasi. Ma olen suuresti nõus nende samade asjadega, et kui võib-olla viimase 5-10 aasta jooksul on Euroopa Liit põhiliselt tegelenud majandus-rahandus valdkonna reformidega ja siis rändeteemaga muidugi, siis nüüd on need energia- ja kliimaküsimused number 1 tõusmas. Ja digivaldkond samuti, mis juba siis eelmises komisjonis oli päris oluline, aga need teemad tegelikult üha enam tulevad kõikides valdkondades kuidagi üles jälle, et see on selline uus ala, paljuski reguleerimata ja siis sellega kindlasti tegeldakse. Ja mis nüüd sellel sügisel teemad on siis jah, inimesed, kes mis kohad saavad, kes mis volinikuks saavad, uus eelarveperiood ja Brexit on need, millega tegeldakse. Jah, ausalt öeldes, et laud on üpriski täis, aga ma võib-olla küsiks, et just see viide sellele põllumajandustoetustele, et need on nagu tegelikult hästi uued teemad. Aga kas ka tegeletakse selliste vanade juba teemade reformimistega, et täpselt need põllumajandustoetused, et kas on üldse mingid liikumist, et seal näiteks võiksime näha midagi uut? No, näiteks võib-olla sinna tulevad ka tingimused, keskkonnaalased tingimused näiteks ja et läheb rohkem raha rohelisse põllumajandusse ala. Ja mille eest Eesti ja paljud riigid siis meiega sarnased seisavad ikkagi oma põllumeeste toetuste tõusu eest. Et me väga loodame, et see kuhugi liigub, et järgmisel eelarveperioodil jälle sammukese lähemale keskmisele. Aga siis ma võib-olla küsiks, et kui me nüüd võtame sellised kliima, et kuidas meil, mis riigid on nii-öelda ühel nõul ja mis riigid on jällegi täiesti vastupidisel nõul sellele, mida siis Euroopa Komisjon nii-öelda tahaks teha või mis see mainstream mõtlemine Brüsselis on. Või siis näiteks täpselt samamoodi ma küsiks ka migratsiooni kohta, et miks see siis on niimoodi, et mitte kuidagi nagu seda süsteemi ei saa reformitud ja see asi nagu kuidagi edasi ei saa liikuda. No, kui me võtame kliima, siis muidugi Prantsusmaa, neil oli suur kliimakonverents, nad on seda väga jõuliselt ajanud. Kui me võtame viimase ülemkogu või oli see eelviimane, jah, siis kus tuli arutelu selle kliimaneutraalsuse üle aastaks 2050 ja kus Eesti jäi koos Poola ja Ungari ja nendega nagu eriarvamusele, siis see, ma arvan, see on suur selgitustöö nii Eesti sees, aga ka Eesti positsioon väljapoole, kuidas me tuleme sellest üle, sest nüüd, et meil kõik on ju nõus, loodame, et enamik on nõus sellega, et jah, kliima on suur probleem, sellega tuleb midagi ette võtta, me peame kõik tegema nii palju, kui me suudame, et me hoiame siin puhtust nii edasi, aga reaalsus on ka see, et Poolas on kivisüsi ja meil on põlevkivi ja on suur hulk inimesi, kes saavad sealt oma tööd ja see ei ole nii lihtne, et jah, keerame nüüd uue lehekülje ja vaatame edasi. Ja sellega, see on, ma arvan, väga oluline asi meie siis regiooni ametnikele ja poliitikutele, kuidas seda seletada seal, et see läheb, et see, ma arvan, mul on väga hea nõu anda siin Brüsselist, aga et kuidas ta seletada niipidi, et jaa, me oleme nõus selle eesmärgiga, aga vaadake, saage ka aru, mis meil siin tegelikult toimub, et meil on siin natuke teised need seisukohad, meil, eks ole, põlevkivitööstus nii edasi. Et see, ma tahaks loota, et need debatid selle üle tulevad
ütleme nagu reaalselt sisulised, et riigid panevadki oma konkreetsed probleemid lauale ja see kindlasti läheb nii, et alati on see, et alguses on suured eesmärgid, aga siis seal ikkagi hekseldatakse, nagu sa ütlesid, kõik need asjad nii peensusteni läbi, et meil on võimalus ka seda saada siis mingeid neid abimeetmeid ja nii, kuidas see käima hakkab. Ränne, kui sa ütled, see on teine asi, see on samamoodi, et jah, muidugi praegu lõunariigid on kõige suurema surve all, see on see, kuhu nad jõuavad. Kui me vaatame, siis kus on, ütleme, kust on, kui need rändekvootide ettepanek tuli, siis olid mõned riigid, Poola, Slovakkia, Tšehhi, Ungari, kes ütlesid, ei, meie neid ei võta. Ja hoolimata sellest, et nende vastu on olnud kohtuasja ja nii edasi, nad ei ole seda võtnud. Kus vaatad, Ungari on olnud teises positsioonis, sest ta oli tõesti nagu riik, kus kõik põgenikud või väga suur hulk põgenikke läbi käis. Poolast ja Tšehhist ja nii edasi käis neid vähem, et see on olnud rohkem poliitiline küsimus. Et eks see on jälle selline debati koht, et kuidas sinna jõuda. Aga nendes asjades reeglina on Euroopa Liit tugev, et need asjad pannakse laual, need arutatakse detailselt läbi ja saadakse. Aga see on selge, et positsioonid on niivõrd erinevad ja kui me vaatame seda, mis praegust toimub Itaalias ja mis toimub nende valitsusega ja et on reaalne oht, et see liiga, mille väärtused ei ole kindlasti ülemäära lähedal Euroopa nendele põlisväärtustele, et kuidas me seda hakkame, kuidas me seda rändeasja nendega edasi hakkame arutama, see on, ma arvan, suur mõttekoht tulevikuks. Mis küsimus täpselt oli? Ma kuulasin Viviani praegu. Ma tean, see on täiesti uskumatu, et kuidagi sa jääd nii kuulama ja siis mul ka on täiesti raskusi jälgida. Ma olen väga halb moderaator täna. Ma loodan, et see on ainult täna, mitte terveks eluks. Aga võib-olla siis küsiks niimoodi, et meil oli ränne, kliima. Mis muud teemad meil olid? Üks asi, millest mina täiesti ei saa aru, on see, et miks räägitakse sellest asjast nagu ühisturu lõpetamisest ja sellest, et meil ikkagi nagu teenuste alal ei ole nii lihtne näiteks Eesti juuksuril minna tööle Saksamaale ja olla seal juuksur. Et kas see on üks ala, kus me võime näiteks näha edasiliikumist? Oled sa näinud mingisugust moving and shaking? Ei, me ei ole näinud edasiliikumist ja see on ka üks teema kindlasti, kus Eesti on ühel poolel siis nende nii-öelda vaesemate riikidega, et siin ongi reeglina selline vaesemate rikaste riikide vastasseis, et rikkamad riigid ei ole huvitatud siis odavast Ida-Euroopa torumehest ega mingist muust spetsialistist. Seal on väga raske, ütleme, see hakkab peale sellistest asjadest, näiteks nagu kutsestandardid, et mis on kirjas kutsestandardis, oled sa siis torumees või arhitekt, et näiteks minna tööle Prantsusmaale oma teenuseid pakkuda, siis sageli need rikkamad riigid teevad siis kõikvõimalikke takistusi, et sa saaksid seal neid oma teenuseid pakkuda. Ja ida-eurooplased jällegi nagu tahaksid näiteks vaesemad seal enda tööd pakkuda ja see tegelikult näitab, et see ühisturg teenuste alal väga sageli ei toimi. Üks vaidlus, mis nüüd oli sellel aastal, mida ma siis ka kajastasin vähemalt ühe looga, oli siis selle rekkajuhtide vaidlus näiteks. Et see oli siis selline seaduse muudatus või seaduse ettepanek, kus rekkajuhtidele nõuti mitmesuguseid sotsiaalseid tagatisi, mis iseenesest on väga sümpaatne. Kes meist ei tahaks, et nendel inimestel oleks normaalne töö ja pereelu ka, ütleme, et seal oli siis nõutud, et nad peavad iga 4 nädala tagant kodus käima. Alguses oli seal nõue, et koos autoga peavad kodus käima. Siis, et nad peavad iga nädalavahetus magama 48 tundi nagu hotellis, mis oli siis nagu põhiasi, mille üle see kisma lõpuks käis. Et kui mõelda näiteks, et sa oled Belgia või Saksamaa rekkajuht, siis esiteks sa käidki kodus, sest kogu see kaubavedu on ju Kesk-Euroopa ümber nagu keskendunud. Kui sa oled Eesti või Soome rekkajuht, siis reeglina sa ei saa tulla koju nädalavahetuseks, sa oled kuskil maanteel, siis hotelli minna, esiteks on see rahaliselt oleks juba suur löök. Teiseks nagu rekkajuhid ütlevad, eks, et nad ei saa Euroopas ka mitte kuhugi oma rekkat jätta, sellepärast et siis kui nad tagasi tulevad 2 päeva ja minna puhkama, sest kui nad 2 päeva
päeva pärast tagasi tulevad, siis on ainult raam alles sellest autost. Sest ei ole neid kohti nagu ka, kus ei ole olemas. Ja ka ütleme need rekkaparklad, kus nad kõik magavad, ka nendest on puudus, et Euroopas arvutati kokku, ma ei mäleta, see oli mingi müstiline arv, kui palju iga õhtu jääb puudu neid parkimiskohti. Ja nüüd Euroopa Liit avas mingid rahakraanid, et antakse raha, et riigid teeksid rohkem neid normaalseid, kus saad pesta vähemalt ja niimoodi. Aga ühesõnaga, see oli jälle üks vaidlus tegelikult, mis oligi nagu see, et kus Lääne-Euroopa oli nii-öelda sotsiaalset dumpingu vastu, et meie juhtidele saab vähem palka maksta. Samas ida-eurooplased olid tigedad, et miks te panete neid selliseid nõudmisi, mida meil kaugemalt tulijatel ongi üle mõistuse täita, et te teete seda kiusu pärast nagu. Näiteks. See oli kõva võitlus. Tegelikult ma mõtlesin, et kuna Vivian on siin, siis see on ka üks küsimus, mis ma ka mingis mõttes nagu hooman, miks see nii on, aga samas mitte, ma arvan täielikult. Me oleme Eestis, me oleme väga uhked oma diginatsiooni üle ja väga uhked kõige selle üle, mida me saame oma telefonist, ID-kaardiga, internetis teha. Aga miks me ei suuda seda kuidagi seda spiritit viia Euroopasse? Miks selle ühise digitaalturu arendamine nii keeruline Euroopas on? No eks ta natuke on ikka arenenud ka, aga ma arvan, hästi palju sellest ongi väga inimlik. Et kui sa oled kogu aeg ühte asja nii teinud, mul on minu klate, eks ole, ma annan sinna allkirja, siis see läheb edasi kellele teisele. No miks ma pean hakkama seda digitaalselt tegema? Ma ütlen, mina nii mõtlen, aga ma arvan, kindlasti on ametnikke ja riike, kes niiviisi mõtlevad, no mis nad nüüd jändavad, et lähme nüüd rahulikult edasi, nagu me oleme seda alati teinud. Et üks osa on selline puht inimlik, ma ei tea, ütleme, harjumuse ikke. Aga teiselt poolt, et kui me vaatame, on nagu erinevate nende teemade puhul alati, et huvigrupid on vahest väga tugevad, kui me võtame üks, mis oli tohutu arutelu kogu selle autoriõiguse üle. Ja seal tundub, et kõik saavad aru, et reformi on vaja. See viimane seadus oli ajast ja arust, ennem üldse internetiplatvorm ja nii edasi. Aga siis järsku need huvigrupid, millel igal ühel on omamoodi õigus mingis asjas, on nii tugevad ja see on jälle see Euroopa omapära, et ennem kui kokku lepitakse, tuleb kõik ära kuulata, tuleb vaadata, kuidas sa jõuad sinna ja sa saad ainult siis kokku leppida, kui kõik on natukene rahul. Et eks selles mõttes see, kui sa lähed mingile alale, kus on hästi palju neid huvigruppe, siis on paratamatus, et seal tuleb nagu rohkem vaidlusi. Ja kui me võtame nüüd edasi, mis saab järgmise komisjoni ajal, siis kindlasti see, et kui meil praegust on olnud, meil on e-kaubanduse direktiiv, mis ütleb, et liialdan, aga põhimõtteliselt ütleb, et platvormidel ei ole vastutust oma sisu üle, sest see on see, mis võimaldab neile areneda. Ja kui me vaatame kogu vihakõne, kui me vaatame terrorismi õhutamist, siis on väga palju neid, kes tulevad ja ütlevad, et nii ei saa olla. Ja kas Facebook on platvorm, et ta ometi ju näiteks reklaami suunab seal. Ja kui me jõuame selliste asjadeni, kus on mängus nii palju raha, kus on ühelt poolt mängus mõnede jaoks inimõigused, mõnede jaoks sõnavabadus, mõnede jaoks õigus elule ja õigus julgeolekule, siis debatt muutubki nii kuumaks, et see võtab aega ennem kui sealt edasi lähed. Okei, nii et kõik ei ole ikka täitsa nagu meie meeli, et muudku aga ID-kaart arvutisse ja Euroopasse. Belgias kindlasti mitte, et selles mõttes Belgia asjaajamine on omaette teema, aga et seal ikkagi alates sellest, et kui ma sinna esimest korda läksin, et kuidas nagu üldse korterisse sisse saada, et siis selleks, et põhimõtteliselt saada üürilepingut, selleks peab olema Belgia pangakonto. Selleks, et oleks Belgia pangakonto, peab olema sissekirjutus. Ja siis ma nagu niimoodi käisin nagu ja seal mingit digist ma ei hakka rääkimagi. Ja siis ma käisin nagu paberitega, kõigepealt käisin pangas, ütlesin, ma juba natuke elan seal, et ma korra sain uksest sees käia. Siis sain mingi paberi, siis läksin selle paberiga, jooksin nagu linnavalitsusse, siis sain sealt paberi, et ma pooleldi juba olen ka pangas käinud ikkagi. Ja siis kui ma olen 3 ringi käinud, siis ma sain lõpuks kõik dokumendid, nii et ma sain selle üürilepingu. Et see on nagu kirjeldamatu. See on ja kõik, aga samas võtame statistika Belgias ja Eestis. Eestis riigisektori digitaliseerimine tohutult arenenud, eks ole, me oleme kogu aeg Euroopa esimesed, mis puudutab riigisektori digit, mis puudutab erasektori digit, Belgia on meist ees, sest neil on tööstus digitaliseeritud, neid on
neid erasektori teenuseid väga palju digitaliseeritud ja seda Eestis ei ole. Et seda ka ei maksa mõelda, et me lähme ja seletame selle Euroopa, meil on tohutult hea digimaine, see on tõesti, lähed ükskõik kuhu, kõik sa oled Eestist, muidugi tule parandama arvuti ära. Aga see, et ega me kõike ka ei tea, et selles mõttes seda sinna auku ka ei maksa kunagi langeda. Aga kui me võtame näiteks küberi, mis on siis kogu see julgeolekuvaldkond, kus meil alates 2007 nendest küberrünnatest, mis meil tulid pronksiööga, on tohutu kogemus ja tohutu maine, siis seal ma võin küll öelda, et Euroopa on öelnud jah, tulge rääkige muudkui aina ja on see, mis me oleme teinud, on päris palju Eesti nägu selles valdkonnas. Okei, nii et kui ma nüüd võtan selle kokku, siis ma saan siit, et Eestile on oluline digi, põllumajandustoetused, siis mis on veel teemad, mis on Eestile hästi olulised? No, võib-olla Eesti jaoks on olulised ka kõik need Euroopa teemad, need sama kliimateemad ja mis iganes, aga kui niisugused Eesti spetsiifilisi asju veel välja tuua, siis ma arvan, et meie jaoks on hästi oluline, et me kuidagi saaksime nutikamaks majanduseks, et me jõuaks kiiremini oma jõukuselt kuskile järele. Et ma ei tea, mulle tundub, et praegu on mingi selline murdepunkt, et ei saa nagu jääda kuhugi lohisema, vaid ikkagi võib-olla need on investeeringud teadusesse, võib-olla see on mingisugune ka lihtsalt investeeringud millessegi, mingisse tegevusse, mis aitaks meid edasi hüpata mingile järgmisele tasemele. Et praegu me saame veel Euroopa Liidult raha rohkem nüüd sellel tuleval perioodil ka, kui me sinna maksame, meil on nagu võimalused teha seda liigutust. Et ma arvan, et see on üks asi ja Eesti jaoks alati on olulised välis- ja julgeolekupoliitika küsimused, et need on ka alati niisuguse ekstra tähelepanu all. Ja nüüd on see hetk, kus ma pöördun publiku poole. Ma loodan, et ma hoolimata minu tohutult puhkuselt tulnud halvast modereerimisest, ma olen ikkagi innustanud küsima küsimusi. Nii et, ja selline palve on ka, et kuna seda lindistatakse üle, et siis kindlasti oodake mikrofon ära, sest muidu pärast kas seal salvestuses või siis inimesed, kes praegu vaatavad laivis, siis nad lihtsalt ei kuule teie küsimust. Ja siis ma pean seda kordama ja siis ma võib-olla saan selle valesti ja suur draama anyways. Nii et tõstke ka kätt. Härra seal annab teile ka mikrofoni. Ja, meil on siin 1, 2, 3. Ja. Ei? Mul selline küsimus, mis läheb natuke teemast, võib-olla toob Eestisse tagasi, et aeg-ajalt praktikas on tunda, et Eesti ametnikud täidavad euronorme nii-öelda ülitäpselt saksa täpsusega ja nagu, ütleme, kuidas seda öelda, liiga rangelt ja see ahistab ettevõtjaid lühidalt öeldes. Ja mul on ka praktiline näide, sama eurodirektiiv oma bioenergia tootmisest väidetavalt ei tohi midagi teha ühes rahvusvahelises sõimalauas ja sakslane ütleb, et jah, me täidame, seda ei tohi teha. Taanlane ütleb, et aga me küll teeme. Et selles mõttes on nagu riiklik, mis ei ole kohustus, vaid nagu riiklik tõlgendus, et sa tõlgendad nagu Eesti kahjuks ametniku positsioonid, kes tegelikult ise ei tooda, ega ise vastuta, ise kanna kulusid ega ei loo lisaväärtust. Eks selline üldistamine on alati keeruline, eks ole, öelda, et ametnikud midagi head ei taha siin teha nende eurodirektiividega, see ei ole, aga ma olen nõus, et see on kindlasti mõtlemise koht, et kui vaadata neid konkreetseid nõudeid, mis on ja me ei hakka siin rääkima, eks ole, mingist täpsest teemast, siis seal alati juristid teavad, et igas seaduses on tõlgendamise ruum ja see on selge, et seal neid direktiive tuleb täita, aga vaadata jälle, kuidas neid täidetakse, siis ma arvan, seal ongi see igas asjas on nagu mingid piirid seal, kust maalt, kuhu maale võib minna. Aga ma muidugi ei saa siin teha mingit üldistust. Repliigi korraks olekski ettepanek, et võib-olla sellist konkreetset praktilistest vajadusest tulenev infovahetus või vastastikune mõttevahetus, ütleme ettevõtjate ja ametnike vahel, kes tõlgendavad ja kes peavad neid jälgima ja ka sellega seoses kulusid kandma, et see võiks olla selline siis nagu väljund, kuhu iganes ta läheb. Direktiivil reeglina on ju mingid eesmärgid, et ei ole seda, et kuidas täpselt teha, et see on nagu iga riigi enda asi, siis leida see tee, kuidas jõuda selle eesmärgini. Et vabalt võib olla, et mõnes asjas, millest just teie räägite, on Eesti ametnikud kuidagi eriti karmid olnud või neid
kruve eriti kõvasti keeranud, et no üldiselt Euroopa Liidus olles või seal inimestega suheldes õudselt hea on olla eestlane enamasti. Et nagu noh, meil ongi tublid, töökad ja targad inimesed, aga siis vahel tekib selline tunne, et mingi kuskilt jääb naeratus puudu või suhtlust puudu, et võib-olla see suhtluse pool on just see, mida me võiks igal tasandil parandada. Ja ma mäletan, kui mina käisin ülikoolis, õppisin just Euroopa Liidus, siis ühes loengus professor tõigi välja need protsendid, et kuidas erinevad riigid Euroopa Liidu nii-öelda direktiive ja soovitusi siis nii-öelda täidavad. Ja siis need, kes alati kõige vähem olid täitsa, olidki Itaalia, Portugal ja Hispaania, et nemad alati jätsid mingi kõige suurema protsendi osa nendest lihtsalt täitmata ja noh, jällegi, eks me oleme ka näinud, et komisjon on siin üpriski vahest valib nagu, et mis asjadest ta nagu nii-öelda tirib selle riigi siis kohtusse ja millistes mitte, et aga jah, ega päeva lõpuks, kui sa oled ikkagi siin koha peal ja mingis mõttes ja no ma arvan, et see on ka jällegi, et me oleme noh, ma arvan, me ei tohiks alahinnata seda, et kui sa oled uus liikmesriik, mida noh, ütleme 15 aastat me nüüd oleme nagu olnud, et sa tahad olla nagu kõige tublim ja kõige parem ja teha hästi asju selleks, et sind võetakse tõsiselt. Et ma arvan, et me nüüd selles osas ka sellises Euroopa integratsiooni etapis hakkame jõudma sellesse olukorda, kus me võime hakata, me oleme tõestanud, et me oleme tublid, et rohkem nagu vaadata, et okei, et võib-olla see töötab paremini hoopis niimoodi meie jaoks või natukene olla nagu julgem selles osas, et kuidas me ka suhtleme Euroopa Liiduga. Aga noh, see on selline think tanker asi, et see on siuke, mina istun laua taga ja siis mõtlen mingeid suuri mõtteid. Aga ma tean, et siin ees oli üks küsimus. Aitäh. Kas Euroopa Liit peab enda kompetentse laiendama? Ma mõtlen siis näiteks sotsiaalhoolekanne näiteks. Et ma võib-olla lähen liiga üldiselt praegu, aga ma näen Euroopa Liitu nagu sükest vanalinna kitsale tänavale pargitud autot, mis ei ole ennast sinna paralleel parkinud, vaid on just sinna sõitud. Ja siis tagant on ka keegi ta kinni parkinud sinna ja siis ta ei saagi ennast nagu paralleelselt sealt välja sõita. Et üks variant on siis nagu natuke edasi sõita, et integratsiooni kasvatada, tõsta Euroopa Liidu eelarve suurust, mis on nagu täiesti olematu tegelikult ju kui võrdled nagu Euroopa ideega justkui. Või siis vastupidine nagu deintegratsioon Brexiti näol, et jah, kas kompetentse peaks laiendama? See on nagu, kas nagu deintegratsioon kohe Brexitini nagu selles, et nagu vahepeal seda ei ole. Pigem seda, et kas et selleks, et nagu Euroopa idee säiliks, kas kompetentside laiendamine on vajalik? Ja küsimus, no see on ka suur vaidlus tegelikult, et on ju need poliitilised jõud, kes tahavad neid suurendada, teha sotsiaalset Euroopat, sotsiaaldemokraadid, rohelised riigid, osa riigipäid siis tahavad seda ja on need, kes on sellele vastu seisnud. Eesti reeglina on olnud vastu sellisele liiga siis suurele eurointegratsioonile. Et see ongi vaidluse koht, et nüüd selle samal Euroopa Parlamendi valimiste kampaanias räägiti ju võimalikust ühisest miinimumpalgast, mitte siis see, et see oleks täpselt sama meil ja Saksamaal, aga näiteks, et see oleks teatud protsent keskmisest, mis peaks igal pool olema, näiteks sellised asjad. Jah, aga kui me vaatame jälle poliitilist reaalsust ja riigipäidi valitsusjuhte, kes istuvad seal ülemkogus, siis me seda tahet ei näe. Ei näe kedagi, kes tuleks ja ütleks, et vot selle otsustusõiguse, mis mul praegu on siseriiklikult, ma tahaks Euroopa Liidule anda, seda tegelikult ei ole. Ja see ongi see, et ma ei näe, et seda väga tuleks, et see debatt käib parlamendis, eks ole, meil on Guy Verhofstadt, kes räägib föderaalsest Euroopast, aga tegelikult Brüsselis keegi sellest teine eriti ei räägi. Ja Brüsselis ei räägita sellepärast, et liikmesriigid ei taha seda ära anda. Et me ka siin räägime, et ma ei tea, kas Brüssel on uus Moskva või Brüsseli diktaat, et siis iga poliitikast tuleb ütlema, anname veel midagi ära, et siis nagu valija ei vali enam või hakkabki mõtlema, et äkki tõesti me oleme liiga palju ära andnud juba. Küsimus oli, et kas ta on vajalik? No see on nii ja naa, jälle, kas ta on vajalik. Sellepärast, et kui me võtame viimast 10 aastat, meil oli 2 suurt kriisi. Oli finantskriis ja oli rändekriis. Ja kõik said aru, et on midagi vaja rohkem teha Euroopa tasemel. Ja see, mis tehti, oli väga miinimum. Nii rahanduse poolel kui rände poolel. Aga ometi see kuidagi viis meid sellest seisakust üle. Ja tegelikus mõlemaga nii finants kui rände poolel akuutne kriis on sellega ära lahendatud. Et võib-olla, ma ei tea, see on igaühe, eks ole, enda tõlgendamise küsimus ja valitsusjuhtide tõlgendamise küsimus, kas on vaja või mitte. Aga ma arvan,
mina isiklikult arvan, et ma ei näe vajadust lepingu muutmise järele. Ma arvan, see praeguses olukorras nende valitsustega, mis on nende populistlike jõududega, mis on, kui sa avad lepingu, mis on siiski annab väga palju võimalusi erinevaks toimetamiseks, siis need ohud, et sealt midagi hoopis teist välja tulevad, on võrdlemisi suured. Ja ma arvan, et võt see on võib-olla natuke see, et teeme need asjad ära, mis on kokku lepitud. See oleks juba hästi suur asi, kasvõi seesama siseturg. Meil on palju asju, kus me tegelikult saaksime juba palju rohkem ära teha kui praegu selle praeguse lepingu aluselt. Mina arvan samuti, et Euroopa Liit ei peaks tegelema asjadega, mida ta ei pea tingimata tegema, et seda võiks iga liikmesriik ise teha ja Euroopa Liit just siis lahendaks ainult seda, mis on hädavajalik või siis milles Euroopa Liit on hea, et ühtne turg näiteks, et see on meile kõigile hea, meile kasulik, et arendame siis seda, tegeleme näiteks teenuste osas nende probleemide kõrvaldamisega. Ja ma võib-olla lisaks nii palju ka, et vahest see vajalikkus, võib-olla tõesti Euroopa tasemel ühine mingisugune kokkulepe on iseenesest toob paremaid tulemusi, aga kui see tulemuse saamiseni see viib nagu sihukeste tülideni, et tegelikult kogu see süsteem läheb kinni ja lukku. Et siis kas sellel on ka nagu mõtet, et ma arvan, et see on ka selline tõeline nagu õppekoht, mis me sellest rändekriisist nagu õppisime, et osade teemadega ikkagi need Euroopa Liidu sisesed erinevused on liiga suured selleks, et seda veel viia nagu Euroopa ühisele tasemele. Et see on selline, jah, mul on nagu tunne, et see õppetund on nagu kaasa võetud, et ja tõesti on nagu, ma mäletan, et jällegi, et mõned aastad tagasi alati oli see, et vastus on alati rohkem Euroopat, et tegelikult tänase seda enam nii väga ei kuule, et pigem on tõesti mindud sellesse, et katsume need asjad, mis meil praegu käes on ja neid asju on nagu piisavalt käes ära teha ja kuidagi ka hästi teha, kui see, et hakkame midagi uut tegema. Ja üks oluline punkt ka veel, et tihti räägitakse ühisest välispoliitikast. Et jah, siin on ka jällegi oluline, iseenesest Euroopal on vaja täpselt see Euroopa koht maailmas ja kui ta oleks nagu sihuke ühtne ja räägiks ühel joonel, ühel keelel, siis seda oleks vaja, sest üha enam tänane maailma mängib siis suurriikide reeglite järgi. Aga teistpidi ongi see, et välispoliitika ju toimub ainult siis, kui me räägime sellel ühel keelel ja kui me loome instrumente selleks, on räägitud sellest, et kas minna välispoliitilistes küsimustes selle hääletamisvormi poole. Et siis siin on ka Eesti on sellele vastu just selle argumendiga, et kuidas me siis räägime välispoliitiliselt ühel keelel, kui ikkagi mingid riigid on vastu ja tegelikult hakkavad siis õõnestama seda meie hääletamise teel saadud siis ühist positsiooni. Et see selline, kuidas need sisemiselt need asjad toimuvad, et mul on tunne, et selle peale mõeldakse nagu palju rohkem ja palju nagu vaadatakse palju rohkem ette, kui seda varem oli. Nii, ja siis ma tean, et kolmas küsimus, enam ei ole küsimust, kõik olid nii targad vastused. Aga kas keegi veel soovib küsimust küsida? Täna siin on võimalus. Ei ole. Nii, aga siis lähme edasi ja vaatame natukene tulevikus, et 2019 aasta on Euroopa Liidus olnud suur muutuste aasta. Meil on ees tulemas, praegu pannakse kokku uut komisjoni ja meil on uus Euroopa Parlament. Et Epp, mida see aasta sulle näitas Euroopa Liidu kohta? Kas kuidagi õppisid sa midagi uut? Mina õppisin kindlasti uut iga päev, et ma ei olnud varem Euroopa Liidu asju nii palju kajastanud, et ma olin neid jälginud muidugi, aga mitte nii põhjalikult. Et ma arvan, et sellest on juba väga palju räägitud, et nüüd see Euroopa Liit parlament on oluliselt killustunum. Kui varem olid otsustajad väga tugevalt siis konservatiivid, kristlikud demokraadid Euroopa asjades, siis nüüd on olulisemaks tõusnud rohelised liberaalid. Ütleme, et see pendel on natukene rohkem vasakule nihkunud ja just siis ka rohelise poliitika suunas. Ja see kõik hakkab nüüd kuju võtma siis sügisel. Just need inimesed, kes ametisse määratakse, see uus eelarveperiood, et kuhu raha pannakse, milliste tingimustega seotakse näiteks raha eraldused riikidele, et sellised asjad. Ja siis mingis mõttes me natukene seda ka puudutasime, aga
ja siin võib-olla Vivian oskab ka kaasa rääkida, et nüüd kui ütleme, et pannakse uus komisjon kokku ja kuidas siis sealt nagu edasi töö käib, et kas võetakse siis ülemkogu kokku pandud strateegiline agenda aluseks ja siis selle järgi hakkab komisjon siis oma tööd planeerima? Viis reeglina on jah, et ülemkogu ehk siis riigipead ja valitsusjuhid töötasid siin viimase poole aastaga nii ja naa välja selle strateegilise agenda, mis paneb need põhipunktid, millest me juba enne oleme rääkinud, mis siin on kliima, ränne, majandusküsimused, kaitse, julgeolekupoliitika ja nii edasi. Mida nendes vaja teha on? Komisjoni nüüd see uus president von der Leyen, tema juba juulis, kui ta oli Euroopa Parlamendi juures või Euroopa Parlamendi ees esinemas, siis ta esitas seal oma need põhilised valdkonnad, millega tahab tegeleda, mis väga edukalt peegeldasid seda strateegilist agendat. Ja nii see läheb, et siis sealt pealt tulevad. Tavaliselt on nii, et need eelnõud üritatakse välja saada esimese 2 aastaga, sest see on see tsükliloogilisus ja muidugi midagi jääb pikemaks ja nii edasi. Aga et see on see ja kindlasti nagu nendes teemades tuleb võrdlemisi ruttu tulevad päris suured eelnõud välja. Ma arvan, Junckeri komisjon oli väga nagu üheks tema motoks oli see, et see big on big things, small on small things, et keskendume põhilisele ja proovisid anda hästi palju vähem seadusettepanekuid võrreldes eelmiste komisjonidega, mis jälle viis muidugi selleni, et parlamendis oli vähem konkreetseid eelnõusid, mida arutada ja samal ajal palju hoopis muid asju, mida arutada ja kus jõuda selliste emotsionaalsete debattideni ja nii edasi. Et saab näha, kuidas see nüüd selle komisjoniga läheb ja kui palju sealt neid laudu sealt saeveskist tuleb. Aga ma arvan, eesmärk komisjonil alati on muidugi, et kui sa paned mingi asja lauale, siis sa tahad, et see ka vastu võetakse, et selles mõttes selles ei muutu midagi, et see läheb ikka samamoodi. Aga mida see uus komisjon sinu kogemuse põhjal peaks kindlasti nii-öelda arvestama, kui nad oma nagu tööd teevad, et mis need õppetunnid on nagu olnud nendest viimastest aastatest? Ma arvan, see kõikide riikide kaasamine, ühtsuse hoidmine, see on hästi oluline. Et see on näidanud, see on see, mis me oleme nende rändekvootidega näinud, et kui sa ikkagi sõidad üle mingitest riikidest, kes ütlevad algusest saadik, me ei taha seda, see ei vii just nagu mingi hea tulemuseni. Et kui me vaatame, kui palju paksu verd sellest on tulnud, siis arvan, see on ka põhjus, miks von der Leyen ütles kohe, et jah, rändepoliitikas ma tulen uute ettepanekutega. Me vaatame uuesti üle. Et see on komisjoni, kui komisjoni poolt vaadata, komisjonil on hästi oluline roll tõesti, nagu meil ennem kui oli jutuks, et olla see nagu kõigi eesmärkide kaitsja, et ei ole nii, et ainult nagu me rääkisime ennem, eks ole, et suured riigid ütlevad ja komisjon kohe teeb. Aga see, et see oleks see selgus ja see kindlus oleks ka väikeriikidel või Ida-Euroopa riikidel või Lõuna-Euroopa riikidel, et näete, nad on nagu meie poolel ka, mitte ainult meie poolel, aga nad saavad meist aru. See on hästi oluline ja ma arvan, see, mis me hakkame nägema, kuidas see kliimapoliitika arutelu läheb ja see, mis puudutab meie seda põlevkivi energiat ja nii, et eks Eesti poolt me kindlasti ootame seal nagu arusaamist, aga peame ise palju seletama. Ja, ma kujutan ette, et seda raha hakkab sihukese roheenergeetikasse hästi palju minema nüüd lähiajal, et just sellisesse energeetilisse pöördesse või nii, et Eesti jaoks kindlasti on oluline oma probleemid ja vajadused hästi selgeks teha, et siis nendes asjades, kus meil on tuge vaja ja kus meil on võimalusi, et me neid siis maha ei magaks või et neid me kasutada saaksime. Aga ma võib-olla põikakski siit, et paratamatult nagu tuli välja, et kui tänaseks päevaks, kui me paneme praegu Suurbritannia kõrvale, ikkagi see Prantsusmaa ja Saksamaa, et nende tahe on nagu hästi oluline. Et Eppet, sina katad ka nii-öelda liikmesriike Brüsselist, et kus sa näed praegu nii-öelda Saksamaad olevat ja mingis mõttes ka Prantsusmaad, et kas nad nagu on nad, Saksamaa, kas ta on piisavalt stabiilne, et tegelikult ka panustada asjalikult Euroopa Liidu poliitikasse ja Prantsusmaa, et ühtpidi Macronil olid nagu nii suured ideed, et kas ta nagu jätkab selle sama laine peal? No eks see natukene selline seis on praegu, et tahet on ju ja püüet on, aga samas on ju selge, et Saksamaal praegu on selline natukene võimu ülemineku aeg, et Merkel on taandumas, keegi uus,
kuidas see uus nüüd jõud nii-öelda saab endale toe ja kui tugevaks ta kujuneb. et see on praegu sellises seisus, et noh, ja Prantsusmaal on Macroni plaanidele ju kohalikud protestid kõvasti nii-öelda siis vett peale valanud, kollased vestid ja kogu see liikumine. et noh, see hoog, millega ta tuli, et päris nii ta ei saa asju ajada, et ta peab kodus ka mõtlema natukene ümber ja mida ta ongi teinud ja pakkunud mingeid uusi siis lahendusi, aga et jah, et ma ütleksin niimoodi, et keskmine on praegu see hoog võib-olla, jah. Aga siis ma veel küsiks üks asja, et kas on tegelikult ette näha ka, et meil on tulemas sees mingisugune kriis ja ma ei mõtle siin ainult mitte majanduskriisi, aga ka mingisugust näiteks poliitilist kriisi, et see Itaalia on üks küsimus, mis on alati niimoodi suurelt üleval, et kas praegu tundub, et nagu Euroopa Liit ja Itaalia nagu saavad läbi, aga kuidas sellega või näiteks Suurbritannia lahkumisega, et kas seal on ka, võib näiteks midagi minna hoopis teistmoodi, kui me praegu hetkel ootame? Ma ei tea, selles mõttes näiteks kui Itaalia ikkagi näiteks kui Itaalias lähevad asjad täiesti käest ära, et nad ei suuda enam oma võlgasid maksta, siis mina ei kujuta ette, mis saab ausalt. Et see on nagu selles mõttes nii suur majandus, selle väljaostmine ei ole võimalik nagu Kreeka puhul. Et ja kui seal see koostöö või kuidagi, kui nad lasevad ikkagi päris selle olukorra käest, siis ma ei oska seda kirjeldada, et kuidas seda siis päästma hakatakse, seda olukorda. Ja Brexitiga on Euroopa Liidu poolt võib-olla vaadates lihtsam, et isegi kui juhtub Brexit siis nii, et ilma igasuguse leppeta kõik, siis selleks ollakse valmistutud, jah, tuleb probleeme, ilmselt tuleb rohkem probleeme natuke Suurbritannial, aga ma kujutan ette, et poole aastaga need asjad kuidagi selles mõttes õpitakse jälle liikuma, järjekorrad piirilt võib-olla kaovad või lahenevad või et see kõik kuidagi toimib, et jah, et omaette küsimus on, mis on selle kõige hind nagu üldisemalt, aga et sellega me saame, ma arvan, hakkama selle Brexitiga. Võib-olla küsiks veel selle ka ära, et Poola ja Ungari, et nemad on sellised kaks riiki, kelle suhted Euroopa Liiduga on üha üpriski keerulised, et mida me nagu sealt selle kandi pealt võime veel näha? Mulle üldse ei meeldi sellele küsimusele vastata, ma juba ütlen kohe ära, et ma alati nagu kukun, silmad käivad niimoodi seal raadios, kui keegi küsib mul selle kohta. Esimene peatuspunkt on MFF-i ehk eelarve arutelu, sest meil on rida liikmesriike, kes ütlevad, et igasugune abi või igasugune raha, mis läheb liikmesriikidel, tuleb siduda õigusriigi küsimustega ja kuhu me sellega jõuame. Sest mõttes, et meil ei ole olnud midagi sellist, meil ei ole ju varem olnud ka selliseid õigusriigi dialooge, nagu mis praegu on, või probleeme ja mismoodi, et see on nagu see arutelu tuleb väga ruttu ja ma kujutan ette, et väga tormakalt. Et see, aga kas sellest tõuseb kriis? Seda ma ei oska öelda, et see on ka nende kriiside omadus, et ega me keegi ju tegelikult ülemäära hästi ette ei näinud ei rändekriisi ega finantskriisi. Seni, kui nüüd püüda üldistada, siis Ida-Euroopast ei ole kriise tulnud, aga kuidas see selles osas edasi läheb, ei tea. Ma arvan, Itaalia tundub mulle nagu pakilisema küsimuse nagu vaadata seda, et kui tulevad uued valimised, kui Lega saab enamuse, kui meil tuleb, ma ei tea, paremäärpluslik volinik või tuleb volinik, kes ongi seal selleks, et kes hakkab Euroopa Liitu laiali saatma. Ja me ei ole muidugi veel sõnagi rääkinud Venemaast, aga ka see on Eestile väga oluline, et kui meil on need sanktsioonid on pidanud, meil on olnud tugev ühisseisukoht nii edasi ja kui see muutub, et see, ma arvan, siin nagu tegemist jagub. Kindlasti, kui võtta see välispoliitiline pool, siis ikkagi need transatlantilised suhted, et Trumpiga või Trumpita, et selge on see, et see on muutunud ja ma arvan, et nii Euroopa kui USA nagu katsuvad nagu leida seda, et mis see siis see uus normaalsus saab nagu olema, et see on selline, mida ka jällegi Eestist me väga pingsalt jälgime. Aga ma võib-olla siis küsiks ka publikule, et kas on mingeid teemasid, mida me näiteks ei arutanud, aga mis kindlasti peaksid olema Euroopa Liidu
nii-öelda agendas järgneva 5 aasta jooksul, et kui ma oleksin nagu nii cool, et ma saaks Ursula von der Leyeni siia istuma, et siis mis te talle nagu ütleksite? Härra rohelises. Ja selle välispoliitilise poole pealt just, et mis prognoos on, et kui sanktsioonid on küll pidanud, aga mida Ukrainat pean silmas siis? Et 5 aastat on läinud ja mulle tundub, et läheb 5 aastat samamoodi, et tegelikult see sanktsioonid on pigem meie enda nagu välispoliitiline õigustus, mis ei oma reaalset mõju. Või no, küsimus selles, et kas võiks olla seal muutust, et kas 5 aasta pärast võiks Ida-Ukraina olla vaba? See töö selle nimel käib. Selles mõttes, et see on suur muutus, ma arvan, kui me võrdleme 2008 Gruusia rünnakut, kui me võrdleme Ukraina rünnakut, seda ei ole keegi aktsepteerinud. Sellega ei ole öeldud, no lähme nüüd edasi. Ei, sanktsioonid kehtivad, see on pidevalt laual teemana ja ma arvan, Euroopa Liidus ei ole praegu ühtegi riigipead või ühtegi Euroopa Ülemkogu liiget, kes ütleks, et ei, minu poolest las ta jääda. Ja loodame, et see nii jääb. Et seal on minu meelest on head tahet, see ei ole isegi hea tahe, aga selles mõttes nagu põhimõttekindlust on olnud väga palju. Ja see öelda, jah, sanktsioonid majanduslikult mõjuvad või mõju, mingi mõju neil ikka on, et ega see midagi head nad ka ei ole teinud. Et selles osas ma arvan, et see, et nad on püsinud, see on nagu omaette väärtus ka. Ma ei tea, kas see tõsi on, aga nii-öelda turujutud või kuulujutud väidavad, et sanktsioonid on omanud positiivset mõju Vene majandus. Nad on kõik need majandusarud kas või riigi abiga pannud tööle ja toodavad ise, mida nad enne importisid. Nii et ma ei tea, kas see tõsi on, muidugi see võib olla kuulujutt või väide, nii-öelda hinnangu arvamus, aga kui see nii on, siis tegelikult on sanktsioonid omanud loodetule vastupidist mõju. No meil ei ole väga palju muud teha peale sanktsioonid, et ega me sõdima ei lähe sinna ju. Et on veel võimalusi muidugi, mida saaks teha veel, astuda edasi. Aga et ma olen ka aru saanud, et nendel sanktsioonidel on siiski teatud mõju olnud näiteks sõjatööstusele ja kus ei saa võib-olla kasutada mingit tehnoloogiat, mida muidu oleks kasutatud või naftatööstuses, eks ju. Et mingi mõju neil kindlasti on olnud, aga jah, et võib-olla seda on ka siiski meie enda jaoks vaja, et me nagu näeme, et me hoiame seda ühist liini ja lihtsalt see pidev surve olemasolu ikkagi on ka nagu väärtus. Aga samas nüüd viimase poole aasta jooksul on kõlanud mitmed signaalid, et Venemaaga tuleb kuidagi sõbralikumalt läbi saada, et ühelt poolt seesama siis Venemaa liikmesuse taastamine Euroopa Nõukogu parlamentaarses assamblees, mis on küll hoopis teine organisatsioon, aga siiski samad riigid istuvad seal ju ka. Et see samm või siis Prantsusmaa president on rääkinud, et peaks olema normaalsemad suhtled. Et ma ei tea, kuhu see nüüd nagu viib, aga siiani märke ei ole näha, et Euroopa Liidus kuidagi sanktsioonid murduksid. Aga laiemast kontekstis kindlasti see suur küsimus on see, et milline see Euroopa Liidu ja Venemaa suhe siis nagu saab olema. Ja see nii-öelda see day after, et isegi kui need sanktsioonid nii-öelda mingil poliitilisel põhjusel neid ei pikendata enam, et mida me siis nagu suhtleme või mis see meie sõnum on või kus me siis nagu seisame või et see tegelikult must pilv on nagu ikkagi Euroopa Liidu kohal ja väga tugevalt. Ja kurb on nagu näha seda, et väga raske on ka seda teemat nagu jällegi, et on mingid riigid, kelle jaoks on see nagu tohutult oluline teema ja siis on mingid riigid, kelle jaoks ei ole nagu üldse teema ja siis on mingid riigid, kes pigem nagu vaatavad nagu Prantsusmaa, kes keeldub ütlemast, et nad näevad Venemaad kui ohtu, nad ütlevad, et see on risk, eks ju. Ja tegelikult see tähendab seda, et me ikkagi see ohupilt, see, kuidas me vaatame nii-öelda Venemaad ja seda Euroopat ümbritsevat ala on väga erinev. Ja selles osas see küsimus, et jah, et mis see Euroopa Liidu nagu positsioon ja strateegia on ikkagi väga keeruline ja meie jaoks ikkagi väga muret tekitav. Sest praegu me oleme ikkagi väga edukas positsioonis, kus tegelikult meie poliitika on Euroopa Liidu poliitika. Aga see, kas see ka homme on ja mis see siis see potentsiaalselt võiks olla, et
ja ma ei tea ka, kui palju nagu noh, eks siin ka räägitakse seda, aga noh, see on üks koht, kus tõesti Eestil ja on võimalus olla pigem nagu tõeline panustaja sellesse diskussiooni, et astuda välja ja rääkida kaasa, et ja siin jällegi läheb tagasi sinna minu punkti juurde, et noh, me oleme 15 aastat liikmed olnud, et me oleme õppinud selle süsteemi selgeks, et noh, nüüd võime nagu julgemalt minna ja rohkem panustada ja nii-öelda kaasa rääkida ja olla nagu aktiivsemad ka tegijad, mitte ainult nagu järgijad. Vot, veel küsimusi? Hannes. Kohe küsin ka, aga ma ütlen Venemaa kohta, ütlen ühte asja, et ma arvan, et Euroopa Liit peab Venemaaga harjuma sõber olema nüüd eriti. Kui meie sõber võib-olla üle Atlandi ei ole enam nii nagu truu meile või kuidagi. Ja me vaatame nagu Iraani seda USA konflikti, mis nagu aina tulisemaks läheb. Ja siis me Euroopa ei oska ka tegelikult ennast seal positsioneerida. Ja siis on arusaadav, et miks võib-olla mõni Eesti poliitik ütleb, et Euroopa on juba Krimmi ära unustanud, et juba on Venemaal andeks antud. Sest nafta hind sellest Lähis-Ida uuest põrgust nafta hind aina tõuseb ja sellest Venemaa ainult kosub. Aga küsiks hoopis teise asja kohta, et nüüd kui on uus komisjon, et kas nii-öelda oma imago suurendamiseks, imago paremaks tegemiseks, kas von der Leyeni peaks siis hakkama nagu turundama teda kui Euroopa juhti, et ma räägin visiitidest näiteks Eestisse, kujutate, et noh, ma ei usu, et nii-öelda Selmayeri punt oleks kunagi Eestisse niimoodi tulnud, aga ma arvan, et see on asi, kuidas inimeste nii-öelda skepsist Euroopa Liidu suhtes kindlasti parandada. Juncker käis siin ja 2 korda. Aga mõlemad ainult eesistumisega. Martin Selmayr käis ka mitu korda, jah. Aga salaja. See on ametnike visiidid, kui avalikud nad peavad see olema. Aga no selles mõttes, kui me võtame nüüd, mis praegune olukord oli, siis ma ei tea, kuidas see tundus siit, aga Tusk oli, eks ole, meie regioonis, ta rääkis meie muresid ja see jättis, ma arvan, läks väga hinge inimestele, eks ole, kui ta oli Vabadusväljakul ja luges eesti keeles luuletust ja nii edasi, rääkis eesti keeles. Et see on selge, et praeguse aja poliitikas alati peab olema ka selline pehmem pool ja kuidas inimesi oma poolele üle tuua. Von der Leyen on sellist asjades, mul tundub päris hästi kogenud, et ta on olnud nii kaua Saksa valitsuses ja saame näha, kuidas tal seal edeneb sellega Euroopa. Ja no ta on siin Eestis ka käinud ja teab seda Eesti piirkonda. Kuidagi mulle tundub, et sakslased ikkagi, saksa konservatiivid tajuvad neid probleeme ja neid asju, et ma kujutan ette, et kindlasti ta tuleb. Ma küll ei kahtle selles. Tegelikult von der Leyen on selles osas väga huvitav, et tegelikult tema perekond ju omas Kreenholmi tehast Narvas, et ta on täitsa väga tugev Eesti ühend on tal. Nii et teab seda regiooni väga hästi ja teab ka Narvat väga hästi. Aga see on selles osas ka selline jätkuv akadeemiline mingis mõttes think tankerite debatt, et kui palju see komisjon tegelikult peaks sellist juhi rolli võtma, et kas ta nagu saab ikkagi täitsa nagu käia a la nagu peaminister ringi, et riikidel on väga erinevad arvamused selles osas, et kuidas ja mis. Siin ongi see vastuolu, mis on Euroopa Liitu nagu sisse kirjutatud, et ühelt poolt me oleme loonud ühe organisatsiooni, mis peaks justkui meid esindama, teisalt me ei taha talle nagu seda voli anda, et me tahame, et liikmesriigid oleksid nagu tähtsad ja meie riigipead ikkagi ruuliksid. Et see lihtsalt nii on, et ma ei tea, siin ei olegi head lahendust. Just, et jah, et selle minu arvates just Junckeri komisjoniga me nägime natuke sellist uut komisjoni, kes üritas nagu võtta rohkem sellist juhtimist ja sellist nagu tugevamat nii-öelda poodiumi standi. Ja mis mingis mõttes on arusaadav, sellepärast, et ma mäletan, et mõned aastad tagasi üks lemmiklause, mis alati Euroopa Liidule ette öeldi, oli see, et ei ole liidrit. Kellele sa helistad? Jah, kellele sa helistad ja keegi ei ole liidrit ja meil on ikka vaja liidrit ja kes seda nagu teeb ja siis Juncker nii-öelda nagu võttis ja see ka nagu päris hästi alla ei läinud. Nii et selles osas see on siuke tohutu hästi keeruline nii-öelda dünaamika seal Euroopa Liidus. Kas on veel küsimusi?
Ma küsiks võib-olla kaitsekoostöö kohta, et vabandust, kui te varasemalt juba pikalt rääkisite sellest, aga kuhu te näete kogu seda strateegilise autonoomia debatti näiteks liikumas ja mis mõju võiks olla selles, et ametisse astuval Euroopa Komisjoni presidendil on väga tugev kaitsetaust? Et mis teie mõtted on? Kui me võrdleme nende teiste kandidaatidega, siis Barnier kindlasti olid seal veel tugevamad positsioonid selles osas. Euroopa kaitse, seal tuleb nagu eristada seda kahte poolt. Üks on see ühtne kaitsepoliitika, kus me oleme, eks ole, positsioonis, kus von der Leyen on juba muutnud mingil määral seda komisjoni seisukohta, sellepärast et ta oli oma nendes poliitika seisukohtades, mis ta esitas Euroopa Parlamendile, väga tugevalt rõhutas NATO rolli. Väga tugevalt. Midagi, mis Juncker ei olnud kunagi teinud, midagi, mis selle komisjoni poolt ei olnud tulnud. Selle praeguse komisjoni poolt ei olnud tulnud. Et selles osas see, ma arvan, Eesti seisukohast on toimunud nagu mingil määral meie suunas liikumine. Ja see on julgustav, kui me mõtleme, mida tehakse Euroopa kaitsepoliitikaga, et kas siis ehk seal ei tule jutt jälle nendest uutest peakorteritest ja nii edasi, vaid keskendutakse sellele, mida tegelikult kõik tahavad, et Euroopa riigid tõstaks oma kaitsevõimekusi. See on absoluutselt kõikide riikide nagu huvides ja meie kui Eesti huvides on kindlasti, et me jõuaks nii kaugele, et see nagu reaalselt ka toimima hakkaks. Teine pool, mida siis komisjon on surunud ja on ette pannud nüüd selle MFF-i raames, on suurendada tohutult rahastust kaitseinvesteeringutele või kaitseinvesteeringute väljatöötamisele ehk puhtalt see uuringute ja arendamisraha, kus vist ma arvan, on 19 miljardit oli see, mis oli see ettepanek, aga seal ka see muud oli veel rohkem. Ja 13, aga sealt tuli mujalt veel juurde, sest ja see on midagi, mis, et seda alati siis, või väga palju avalikus debatis tundub, et siis räägitakse, oi jaa, komisjon hakkab tegelema kaitsepoliitikaga. Komisjon muidugi ei tegele kaitsepoliitikaga, et komisjon võib tegeleda sellega, et me otsustame üheskoos MFF-is, et Euroopa Liidu eelarvest läheb raha kaitseinvesteeringute väljatöötamiseks, et meil oleks need Euroopa võimekused ja see, mida prantslased nimetavad strateegiliseks autonoomiaks. Aga see ei ole tegelikult ju kaitsepoliitika, see on lihtsalt selline, see on rohkem tööstuspoliitika. Mina loodan ka, et ei hakata rääkima Euroopa armeest liiga palju, millest on liiga palju räägitud juba tegelikult, et siis tekib kohe see konkurents NATO-ga ja igasugused ideed ja mis võib-olla ei ole kõige konstruktiivsemad. Et aga Euroopa Liit saab teha tegelikult päris palju asju selle sama tööstuspoliitikaga või siis ka sellise pehmema jõuna, et kõik sellised sõda tänapäeval üks osa on tankid ja lennukid, aga teine osa on, mis toimub, ma ei tea, internetis, mis toimub informatsiooniga, kas meie sillad on piisavalt tugevad, et tank sealt üle saab sõita, et selliste asjadega saab Euroopa Liit tegeleda koos ja sellega siis loodetavasti hakatakse üha rohkem tegelema. Ja muidugi see tööstuspoliitika, need relvasüsteeme, mis Euroopa Liidus on muljet avaldav hulk, et mul on need numbrid meelest läinud, aga et kui kuidagi natuke saaks ühtlustada või niimoodi, et kui me oleme koos prantslastega sõjas näiteks või leedulastega, et siis me relvad kuidagi nagu näiteks haakuksid oma vahel. Aga see on selles osas tõesti unikaalne, et meil on komisjoni president, saab olema komisjoni president, kes nii-öelda mõistab hästi seda NATO Euroopa Liidu dünaamikat. Ja Eesti jaoks on nagu hästi oluline. Ja mis puudutab seda ka Euroopa strateegilise autonoomia debatti, et siis ikkagi see prantslaste mingis mõttes kõige paremini, kuidas mul on seda nagu selgitatud, on niimoodi, et nad kuulavad ära, mis me nagu räägime, aga nad nagu ei saa aru, mida me räägime. Ja siin on jällegi, et see just see Põhja-Balti regioon, kus meil on väga spetsiifilised vajadused, mis on väga kingi Ameerikas ja Ameerika Ühendriikides. Et ikkagi seda selgitada, et miks on meie jaoks oluline, et see Euroopa strateegilise autonoomia debatt ei muutuks kuidagi mürgiseks transatlantiliste suhete suhtes. Ma ütlen, et nad kuulavad meid, aga nad lihtsalt kuidagi nad ei saa, ma ei tea, mis me tegema peame, et paremini selgitada seda. Et praegu on selge, et Euroopa ise ennast kaitsta ei suuda, et nagu punkt.
noh, et ja lähemal ajal ei suuda ennast ise kaitsta. Ja siis sellel taustal hakata rääkima väga sõjakalt Euroopa armeest ja nagu üks säuts oli, et Ameerika on meie vaenlane, kuskilt tuli Pariisist. Et siis see on nagu väga kahtlane debatt. Jah, aga samas see on tõesti selles osas siuke huvitav pööre ja sellest päris palju räägitakse, et Euroopa Liit nagu kui kaitsja, et keep protégé, eks ju, et jällegi, et see on jälle siuke uus mõtlemine, mis osadele on nagu väga kummaline ja täiesti võõras, aga samas jällegi, et see suund on sinnapoole ja ma arvan, et üks asi, mis mina veel olen just õppinud, nagu kui ma olen rääkinud mingite Saksa parlamendisaadikutega või tõesti selliste nagu poliitikutega, et nad on hästi üllatunud, kui geopoliitiliselt me tegelikult siin maailmanurgas mõtleme, ja me peame nagu arvestama seda, et esmalt, kui me lähme oma sellise jutuga, et Venemaa ja tankid ja siin niimoodi ja seal niimoodi ja lennukid, et kõigepealt esmane väga mitmetele poliitikatele, kes tegelikult neid otsuseid teevad, see on väga võõras jutt selles osas, et see täitsa nagu ehmatab ära ja siis, kui nad nagu saavad, nagu tunnevad juba mugavamalt, et siis me peame ka sellest aru saama, et nad ei mõtle samades terminites, et nad on, enamus poliitikud ütleb sulle, et ma tulin sellepärast, et ma tahtsin sotsiaaltoetusi suurendada ja nüüd ma pean kõikide nende kaitseasjadega tegelema, mis tegelikult ei ole üldse minu ampluaa ja on väga põnev, aga ma ei tunne. Et see on nagu see, mis ma arvan, et selle debati nii-öelda muutmises või shaping, et on oluline meil mõista. Jah, ja see ongi ju, kui me alustasime sellega, et mis on Euroopa Liit ja ma ütlesin, kuidas see on rahuprojekt, siis Eesti jaoks see siiralt ongi julgeolekuprojekt, et enamik meie, muidugi seal on väga oluline majanduslik ja sotsiaalne ja kõik see aspekt juures, aga enamik ju sellest, mis meie riik teeb, mis on Eestist väljapoole suunatud, on selleks, kuidas tagada meie julgeolek. Kas on veel küsimusi? Või hakkame joont alla tõmbama? Ma arvan, et me võime joont hakata alla tõmbama. Ma loodan, ei tohi olla, peab andma aega mõtlemiseks. Mul on niisugune pisikene küsimus lihtsalt. Ma olen alati huviga jälginud, kui Epp teeb ülekandeid, et mitu keelt te räägite? Ma räägin, ma ei ole väga keeleandekas, ma ei ole väga keeleandekas, et ma räägin, ma arvan, inglise keelt kõige paremini, järgnevad hispaania ja vene keel ja siis prantsuse keel ja siis prantsuse keel on siis järgmine, ütleme, ja saksa keelest saan natukene aru, soome keelest ka saan natuke aru. Ja. Suurepärane lõpp on sellel asjale. Aitäh. Aga ma siis ütleks sellised lõpusõnad, ma loodan, et see viimased 1,5 tundi selgitas palju asju, tekitas mingeid uusi mõtteid, et oleks kergem jälgida seda, mida EPU tööd AK-s või ERR-is, et nüüd on nagu natukene parem arusaam. Vivian, mis ma tahtsin, ma ütlen, see on täiesti õudne, ma olin puhkusel ja see esimene päev puhkuselt tagasi, see on nagu õudus. Mida ma tahan teha on seda, et ma tahan tegelikult tänada, et Vivian ja Epp tulid ka puhkuselt, rääkisid asjalikult ja suur aitäh ja võtsid selle aja, et tulla. Ja teistpidi ma tahan tänada teid, et te tulite ja kuulasite, sellepärast et tänane Arvamusfestivali teine päev juba pärastlõuna ja kuulamine on minu arvates üks asi, mida tihti alahinnatakse tegelikult, kui palju see vaevab pead ja mõtet. Et selles osas tõesti suur aitäh, et te siin kaasa mõtlesite ja küsisite, sest ma tean, et pärast 1,5 päeva kuulamist ei ole absoluutselt mitte üldse kerge. Nii et ega midagi, edukat ja hoogsat sügist, jälgige Euroopa Liitu, elage kaasa ja rääkige Euroopa Liidust, et see on tõesti, kui me ise sellest ei räägi ja ei selgita seda, siis me ei saa ka oodata, et inimesed, kes seda igapäevaselt ei jälgi, sellele siis kaasa elaksid ja samamoodi sellesse usuksid. Aitäh! Aitäh!